19–21 juuni 2026 Saaremaal Eiste-Tooma talu territooriumil korraldab Kungla rahvas otsustusfestivali. 3 päeva ühiseid arutelusid, kohtumisi, otsuste kujundamist. Kutsume kokku inimesi üle Eesti, et arutada rahva tulevikku, kogukondade rolli ja Eesti eluolu küsimusi. Festivalil käsitleme teemasid rahvastik ja tervishoid, haridus ja teadus, tehnoloogia ja energeetika, keskkond ja kogukonnad, õigusruum ja põhiseaduslik vastutus ja palju muud. Arutelu tulemusel kujundatakse ühised seisukohad ja ettepanekud. Kokkusaamine on avatud kõigile huvilistele. Tule kohale, kuula, osale aruteludes ja anna oma panus ühisesse mõttetöösse. Kutse saavad lisaks paljudele teadlastele ja arvamusliidritele Eesti Vabariigi president ja ka peaminister. Kungla rahva otsustusfestival 2026, 19–21 juuni. Kohapeal telkimisvõimalus, elav tuli ja inspireeritud inimesed. Sündmust kajastavad eestist.com, uudistekeskus.ee ja paljud teised alternatiivmeedia kanalid. Kuni hommik käes ikka nii. Kungla rahvas. Ühine jõud. Tere taas, head saatekuulajad. Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarjo Maripuu. Tuntud sisulooja ja suunamudi on konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 60 võeti hästi vastu. Samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkame tehnokraatlike teemadega, nii et täna siis sellised küsimused. Kas mürgised tuuleturbiini jäätmed mürgitavad meie naabreid? Kas päike saadab sakslastele elektriarveid? Palun, Andres. Tervist, mõistust ja tarkust, nagu ma alati soovin. Ja hakkame siis alateadvust, teadvust ja üliteadvust lahti pakkima. Võite siin riielda, et ma mõistust soovin, aga nüüd näete, mis siin toimub. Kui te vaatate ära, et saate ajal toimuvad sellised protsessid ja esimene küsimus oli kohe need mürgised tuuleturbiini väärtused ja naabrid ja kui me võtate nüüd natukene aega ka mõtistlege, miks siis see Trump koos Muski ja suurte meestega, Apple'i meeskonnaga käis seal ka Hiinas, nii et kas siin ei ole sellist asja, et ta hakkab teed lahti tegema just nende tuuliku mürgiste labade utiliseerimise suhtes, sest siin on vaja mõttekaaslasi ja teadlasi, tehnokraate ühendada sellele tööle, sest kiiruga tehti need labad valmis, need on pahad hapud, nii nagu on kõik meil need prügimäed ka, need väiksed pudelite omad, need kannatab veel välja kuidagimoodi, saab käsitsi teha, aga need on suured asjad. Lõikamine võib-olla juba, kui käsitsi töötad seal relaka või millegiga tuuleturbiini labade juures, hingad seda sisse, nii et see võib-olla ei ole üldse enam inimese töö, see peaks täielikult roboti töö olema tehastes, kes teile algosadeks, algaineteks, ütleme niimoodi. Ja vana Mendelejev ja need keemikud on ütelnud ära kõik, mis looduses on kokku pandud, saab looduses ka lahti võetud. Aga vot selleks ongi vaja seda mõistust, mida ma teile kogu aeg proovin ämbri kanda, aga paljudel saan ämbri kõlina vasti, et meil on seda nii palju, et ma võtan nutitelefoni lahti, vaatan TikTok'i 3 sekundit või 8 sekundit ja sellest piisab. No siis see juhatus, lähme siis mürgiseid tuuleturbiine vaatama. Ja näete, pilt on päris jube, on tehtud, aga ütleme sellises variandis ta
võib-olla ka AI teeb selle pildi juurde, et inimesed näeksid, mis võib juhtuda. Lähete seeni otsima, sealt tagant siis kambaga veeretate mõnda tiiba ja siis saate mürgise seene sealt alt kätte või. Ja pealkiri näed sellele küsimusele ongi need ökopioneerfirma langus. No võt üks firma, kes lubas hakata tegema, aga tal ei ole mõistust, mida ma siin soovin. Mürgised tuuleturbiini jäätmed mürgitavad meie naabrid. Mis see naabritega on? Nüüd siis mõtleme kaasa, ma ei hakka ette ütlema, loeme. Siin on lihtsalt ära, et ega meilgi on need hakkavad alla kukkuma ja kukuvad ja kuhu neid pannakse keegid ja ega need Ragnar Seltsid ja neid selliseid asju ei võtta, sest oskusteave puudub. Aga kui te eelmist saadet vaatasite siin, siis seal oli ju need suured serveri või AI firmad, nendel on vaja ainult 90 päeva ja nad saavad need kasutus- ja ehitusload kätte, nii et ega me võime ka siin mingi hoone valmis ehitada, aga kas me saame seal hakata ökoloogiliselt hävitama, näete, kui siin üks hävitusfirma, kes ei saa asjale pihta. Niinimetatud energiasiire paljastab iga päevaga üha enam selle tegelikkuse, hiiglaslik ja mürgine pettus, mis väidetava kliimakaitse varjus mitte ainult ei röövi maksumaksjaid, vaid ka hävitab ka massiliselt meie keskkonda. Hiljutine juhtum näitab, kui uskumatult häbematu see ennast roheliseks päästjaks kuulutatud vale tegelikult on. Varem tunnustatud tööstusharu teerajaja on vahi all. Need isegi vahi alla võeti, ehk on ülekuulamist tehakse ja võib-olla ei saa nii lahti, nagu siin hiljuti üks maksis miljonid ära, üks Ukraina poiss või mingisugune suller-muller. Ja asi oli paigas. Michael Rottile, keda peetakse tuuleturbiinide jäätmete käitlemise teerajajaks, on Wideni prokuratuur esitanud süüdistuse. Näete, kes kirjutas, sai passi kätte, et ta oskab utiliseerida. Ehk tehnokraat jooksis väljakule, kirjutas ära, et ma tean ka 3 tähte, A, B, C, rohkem ma ei tea. Ja vaata siin on ja kuna meil nüüd ka kiidavad ja kui olete uudist kuulnud, ikka matemaatikaeksamil nii lihtsalt läbi enam lapsed ei saa, vaid tuleb korduseksamit teha, siis mõelge ise, vot selline kirjutatakse talle, AI kirjutab talle tunnistuse välja, et ta on hea käitleja ja teeb ja minöör või ükskõik millest tahad ja selle eest saad raha. Näete, ja vot siin nüüd on tekkinud süüdistus. Tema juhtum on sümboliks pettusele üles ehitatud süsteemi täielikule läbikukkumist. See, mida me siin näeme, on tõend selle kohta, et energiasiire jäätme probleem on endiselt täiesti lahendamata. No mõelge nüüd, miks maskid ja need sinna Hiinasse läksid. Sest Trump ju pani kõik need tuulepargid, lülitab välja praegu. Need on vaja utiliseerima hakata, meretuuleparki juurde ei laseb seal rullida natukene, aga nad kukuvad ümber, siin eelmistes saadetes on, et oma 20 aastat on juba nad seal rullinud, tagavarosasid ei ole ja põmm kukuvad. Nad on ju autod, mida peab vaja kogu aeg hooldada. Autod hooldatakse ju aasta tagant tehnooldus ja kogu see värk on ja kui on see laager mõni lokk sees või piduriklossid läbi, tuleb ju vahetada. Aga tuulikul, kui ta seal laperdab pidurid läbi ja mõelge ise tuulega, mis ta tegema hakkab, koole värk ei taha teile ette öelda. See juhtum, millest varem teatati, no see on juba teist korda, näete, Reporter 24, kui te eespool olete, siis seal oli põgusalt, olen ka sellest rääkinud. Praegu lahendamata Šandorfis ning Tšehhi-Poola piirialadel toimus see uskumatu kogus, 700 tonni, on päris suur ports ikka. Saksamaalt pärit ohtlikke jäätmeid visati lihtsalt ja arvatavasti ebaseaduslikult naaberriiki. Ja siin arvata ei ole midagi ebaseaduslikult, kui ikka võtad ka mõned
rehvid, mis sul on üle jäänud, lased metsa alla piraki maha, siis ta on ikka ebaseaduslikult, sest ülejäänud ütleb, et ärge ikka rehve metsa alla visake, et viige ikka sinna varumispunkti, kus utiliseeritakse, aga on ka selliseid meil küll ja see on inimese loomuses. Naaberriiki, need on äärmiselt ohtlikud jäätmed, mis võivad sajandid mürgitada pinnast ja põhjavett. Aruannete kohaselt on selle eest vastutav Michael Rott. Peavoolumeedia eelistab oma vasakpoolses rohelises eufemismis nimetada seda lihtsalt prügiks või vanarauaks. Vaadake, panete sellele plastiivele või asbest, eterniit. Meil oli nõukaajal katusele kirjutatud peale, et see on vana raud ja läks ka tollal läbi, aga mõni ütles, kurat, meil ei ole ju sellist vana rauda, see on vaja sulatama viia, aga see on ju asbestist tehtud. Näete, kõik kordub. Tegelikult koosneb see toksiinidest saastunud rootorilabadest ja akudest. Aga ilmselt just see rohelise energia äri käibki. Saksamaal on paigaldatud umbes 30 000 tuulikut, millest kolmandik tuleb nüüd lammutada. See maksab kuni $500,000 turbiini kohta. Vaadake, lammutame ära ta küll $500,000, 1/3, see on 10 000. Tuulikut on vanad juba, saate aru, need on vaja Google panna, Google viia. Ja vot Euroopa ei käi, Ameerika poiss käib. Ma ütlen ära, Musk ja need kõik. Ikkagi seal suured poisid käisid, et vaja hakata neid jamasid hävitama, teha jälle kodukorda. Aga noh, ega meil on. Mõnel on koerad elavad toas ja auguvad ja nii edasi, kuidas inimese tunne on. Just naised, noored võtavad endale väikseid süljekoeru lapse asemel ja pere asemel ja noh, mina ei saa aru sellest, aga noh, see on see tehnokraatlik mõtlemine. Poliitiline värk on, et ükskõik kelle eest hoolt kanda, aga hoolt võib kanda ka tugitooli eest, käid ja nühid teda ja paitad teda ja siis räägid tugitooliga juttu ja noh, see on ju ka värk. Selle tohutu majandusliku surve all hakkavad maskid libisema. Tuulikud ja akud koosnevad toksiine ja pragmaatilise materjalide kokteilist, mida sageli ei saa taas kasutada. Sest jäätmeskandaali tulnud ilmseks mitte Saksa võimude uurimise käigus, vaid ainult tänu sellele, et Tšehhi linnapea Barbara Sikovska, vaadake kui tubli naisterahvas, blokeeris vapralt oma autoga Saksa veoauto. Energia üleminek põhineb kahekordsel pettusel. Vaadake nüüd, saate natukene alateadvust või teadvust lahti pakkida. 2 pettust on korraga selle rohepöördega. Punapöördega oli samamoodi 2 pettust. Esiteks pseudoteaduslikult manipuleeritud kliimamudelitel. Kliimaministeerium laseb seaduse välja sojuvalt, mis manavad esile katastroofe ja teiseks, näete, kui seadust ei täida, siis saate katastroofi kohe 4 kuuks vangi ja see on nii suur katastroof kohe sulle perele ja sellele ja nagu süüdi ei oleks või. Ja teiseks on need lahenduse enda põhjustatud ökoloogiliste inimõnnetuste häbitu varjamine. Need, kui need kukuvad ümber ja maha põlevad, need rahvualajaamid ja elektrit ei ole, siis öeldakse ikka, et idanaaber on või Kremli meelsus on süüdi või midagi sellist on, toimetab seal ära. Nii et lähme jälle edasi. Rott, seesamane firma juht, need väidetavalt teadis, et akude jäätmekäitlustehas oli saastunud. Need ei tööta ja põhjustas töötajatele tõsiseid terviseprobleeme ja ometi ei sulgenud ta seda. Töötajad ja naaberriikide pinnas mürgitatakse ning kliimakartelli häälekandjates nimetatakse seda eufemistlikult vanarauaks. No muidugi vanaraud on ikka hea asi. See on energiasiide suur vale. Keskkonda ja inimeste tervist hävitatakse nende päästmise nimel.
kodanikud jäetakse hiiglaslike toetustega ilma oma varadest, samal ajal kui neile pannakse uskuma, et nad päästavad kliimat ja kõik läheb valesti, kui 10 000 vana tuulikut on lammutamisele määratud ja jäätmeprobleem on endiselt lahendamata. Siis öeldakse inimestele, sellest ei piisanud, peame veelgi rohkem ohverdama. Näete, kui ilusti saab inimestele öelda ja inimesed, nagu öeldakse, lodipeksid ütlevad, oi, pane aga veel, aitäh, me oleme nii sõbralikud, tuleme ja teeme. Vot näete, Rott on praegu esimene näide ja selle peale on näha, et asi toimib. Ja üks ilus naisterahvas, näete, peatas kinni, tõmbas vahele, kutsus politsei kohale ja läks asi käima suurema külg. Nii, ja teine selline huvitav pealkiri on, näete, kas päike saadab sakslastele elektriarveid? Mina arvan, et talvel hakkab meil talv või see külmus või talv saatma eestlastele elektriarveid. Et päike saadab jälle arveid. Sakslased maksavad üleliigse elektri eest. Päikesepaneelid on maas ja küll paneb üleval taevas nagu põleks isegi. Hea pilt. Tuul ja päike ei saada arveid. Vähemalt nüüd sain teada. Muidu ma mõtlesin, et asi ongi juba sedapidi poliitloogika järgi. Aga Report 24 ikka siin on loogika teistpidi. Või nii vähemalt narratiiv räägib. Vaata, narratiiv ka ütleb ilusti. Muidu loogika ei ole, aga veel narratiiv ka. Siis on kaks asja, mis aitavad. Kas see on tõsi? Tegelikkuses on Saksa maksumaksjad pidanud praktiliselt uuesti maksma, et teised riigid lahkelt nende kodumaiste päikeseelektrijaamada toodetud ülejääva elektri ära võtaksid. Peale tuleb maksta, muidu suitseb kõik see värk. Välismaised energiatarnijad pidid taas pidutsema. Nad mitte ainultki saanud tasuta Saksa rohelist elektrit, vaid kogusid selle eest ka boonust. Näete, kui oleks see Saksamaal meie ligidel, ta siis saaksime ka boonust, aga ta jääb kaugele. Elektri negatiivne turuhind saavutas pühapäeval haripunkti 48 senti kilovatt-tunni kohta. Vaadake, meil oli siin 4 senti, aga 48 maksta päris hea. On nagu 10 korda rohkem. See on maksumaksjate kahjuks. Kodamoodi, kui ma maksan ikka 10 korda rohkem, siis see on ju mulle kasulik, kui jälle olen sass. Tabloidleht Bild tsiteerib energiaeksperti. No vot, siin tuleb vist õige mees kohale. Professor Manuel Brondel näeb seda boonus sisuliselt jääkelektri utiliseerimistasuna. Ta hoiatab, et maksumaksjad peavad üha enam kartma päikesepaistet. Vaadake, mina ootan, et tuleks suvi, aga Saksamaal nad juba kardavad päikest, käivad NATO vihmavari pea kohal ja see päästab nii kõigi eest. Lisaks saavad makseid ka Saksamaa päikeseenergia ülejäägi tootjad. Seega toodetakse elektrit üle ja antakse välismaale ära. Ja lõppkokkuvõttes voolub maksumaksja raha selles. Poliitikud ja ideoloogid ülistavad taastuvenergia piiritud laienemist. Vaadake, mida rohkem lõhume ja teeme ikka lageraie ära, küll me oleme tublid, meil on kõik plats, see on nii puhas, et ei ole vaja enam platsi puhtaks pühkima tulla, see oli kunagi siin ka meil IRL-i või see ülüklause plats puhtaks. Energiaekspert professor Brondel ei nõustu sellega. Me lisame aasta-aastalt üha rohkem päikeseenergiat, ainuüksi 25. aastaks lisandus 20% lisavõimsust. Aga kuhu see pannaks? See ei saa jätkuda, kuna see põhjustab miljardites suurusjärku ulatuvaid lisakulus. Näete, peab maha müüma, ära andma lihtsalt. Ja niimoodi see liigub. Nii. Ainuüksi piiramise kulud on miljardites eurodes. Vaadake, me saame siia ka platsid nii, et ei tule mitte midagi välja, kui palju tuleb peale maksta negatiivse loo eest.
Saksamaa valitsuse hiljutine vastus AfD liikme Enrico Komnigi parlamendi päringule näitas, et parlamendi liikme sõnul müüdi aastatel 2019 kuni 2025 välismaale kokku 19,4 teravatt-tundi elektrit. Vaadake kui palju, aga nüüd vaatame palju siis raha saadi selle eest. Selle madala kvaliteediga elektri peale visati korralik summa 266 miljonit eurot. Vaadake, kust oli. Raha ka peale, anname hästi palju elektrit ära ja siis viskame raha ka peale. On küll ja ma läheks poodi, mul küll oleks siin vaestel käia, ostan leiva ja siis müüja, kes seal kassapidaja on, annab raha ka veel, et see leib ostsid. Ja annab 3 leiva raha, 1 leiva kui ostad, siis annab 3 leiva raha, kui 2 leiva, siis saad juba 6 leiva raha või. Küll oleks hea sedasi, ma ei tea, miks selline süsteem ei võiks ära, see on ju kommunismus, mida tahtis Karl Marx juba ammust aega saada, aga näete, siin toimub Saksamaal puhtalt, Karl Marx oli sealt pandi poiss vist, Engels oli seal Inglismaalt, aitas 3. osa kokku panna, Kapitali on loetud küll, soovitan lugeda, ega ta halb ei ole, see on niisugune hästi kirjutatud piibel ja kõik seal asjad kõik kokku. Need kõik me oleme võrdsed ja kõik meil on hea olla ja näete, kui me niimoodi ostame poest ikka 1 leiva, siis 3 tükki 3 raha saad juurde. Ja mõtle, kui palju pärast kodus toas raha on, sest sa lähed 1 rahaga jälle leiba ostma ja jälle saad 3 raha leiva. Lähete sinna, olen sassi, 1 tuba tuleb võtta raha jaoks. Nii, näete, Saksamaa valitsus eelistas aga negatiivseid hindu lihtsalt eksporttuludega tasaarvestada. Näete, tuludega tasaarvestas. Elektrijaamade võimsuse piiramise kulusid ei saanud arvesse võtta. Võrgu kitsas kohtade, see tähendab ülekandeliinu liigu ülekoormuse haldamiseks, vähendavad võrguoperaatorid elektrienergia tootmist pudelikaelast ülesvoolu ja annavad pudelikaelast allavoolu asuvatele tootjatele korralduse toota kompenseerimiseks täiendavat elektrit. Ja Föderaalse võrguameti andmetel maksti 16 liidumaal aastatel 2019-2025 väljas nüüd see samane 20 umbes 4 miljardit eurot, et rahaliselt kompenseerida taastuvenergiajaamade sissevoolu vähenemist. Raha elektri eest, mida ei toodetud. Milline äri? Ma räägin, see väga hea äri. Ja salvestus ja nüüd nutikad arvestid lahendusena või? Hildaga tsiteerib majandusteadlast edasi, kes soovib lahendusena müüa nutikaid arvesteid. Me oleme arvestitest ka rääkinud, nad on spioonid ka kodus ja nii edasi. Nad jälgivad, kuidas sa elad ja oled ja siis vaatavad, et kui sa liiga palju ei kulutagi elektrit, siis tõstab sult ära, et sa pead sellise hulga ostma korraga sisse seda päikeseenergiat või sul ei ole ämbritega kusagile võtta. Juhtmed on punased, kui tuleb sealt, aga ei mahu läbi ju või kuidas see käib. See annab tarbijatele võimaluse kasutada elektrit peamiselt siis, kui see on odav ja seda on külluses. Vaadake, just nii. Kiiresti tuleb töölt koju panna, kui sa tead, et päike tuleb pilve tagant välja, tormad koju, paned pesumasina käima ja kõik need põrandakütted käima, siis kui pilve taha läheb, siis lähed lülitad jälle välja. Nutikas arvesti seda ei tii ju nii. See peab ise olema, keegi kodus vaatad kohe ära, kogu aeg jälgib, päike tuleb ja päikesega hakkad sõprast pidama. Mitte loomade lindude häält, aga päikest vaatad, mille ta piilub seal. Just nii, kiiresti maha jätta, et ületoodet kasutada. Väga praktiline lahendus. Kas pole? Siin ise küsib ka ju. Lisaks soovib majandusteadlane rohkem salvestusruumi. Kas see lahendab probleemi? Isegi pilt ise peab märkima. Suuremahuline akusalvestussüsteem võimsusega 2000 megavatt-tundi maksab umbes 250 miljonit eurot. Need ei jagage ära. 1 megavatt või palju siis tuleb see tund.
mitu miljonit see ehitus jämedalt on. Ja võiks teoreetiliselt varustada suurt linna elektriga mõne tunni jooksul. Kui tahaks kogu Saksamaad sel viisil mõne tunni jooksul elektriga varustada, maksaks miljardeid. Elektrit tuleb ikkagi toota, järeldab artikkel. Noh, siin see on. Sellel on põhjus, miks roheline värv tänapäeval nii negatiivse varjundiga on. Vaata, roheline värv on ka nüüd süüd. Enne oli punane värv, roheline värv, keelaks selle rohelise värvi ära. Oi, siis see oleks ju kõik korras, lihtsalt. Või kuidas see käib, see on ju niisugune lugupilti. Aitäh sulle, Andres, selle sisuka ettekande eest. No, me oleme varasemates saadetes ka arutanud üldse nendest päikesepaneelidest ja et kui hurraaga neid nii-öelda tegema hakati ja kuidas nähti, et see on hea äriidee, aga nüüd tuleb tagantjärgi hoopis sihuke asi välja, et keelitati inimesi seda nii-öelda paneele panema, et pärast olla ise nii-öelda maksuorjuses. Et jah, aga siinkohal lähme küsimustega edasi. Kas Euroopa Liidus hakkab kütus otsa saama? Kas elektrist saab ohtlik jäätmehallikas? Palun, Andres. Nii, paneme siis jälle asjad liikuma, sellepärast faktid, nagu öeldakse, on olemas ja proovime siis slaidide pealt vaadata edasi. Nii, olemegi nüüd siis esimese slaidi pealt, vaadake kui ilusti. Hea pilt on jälle AI poolt tehtud kain bensiin, niimoodi kilega kinni tõmmatud, et ühtegi toru ei saa võtta ja pealkiri oli siin, kas hakkab kütus otsa saama, näed siin ütleb pimedalt lendamine, Euroopa Liidul hakkab kütus otsa saama ja keegi ei tea, kui palju meil veel seda on. Vaat see on kõige huvitavam asi, kas meiegi teame, palju meil seda kütust siin, meie kütusemüüjatel on. Oskavad nad lugeda, mõni võib-olla oskab, aga kui palju siin mahutites värkides kokku on. Ja näed, võtame siis asja küsimuse kokku. Kui poliitikutel läheb nii, nagu nad tahavad, peaksime autod koju jätma ja reisimisest loobuma. Lennukid on petrooleumi puuduse tõttu maandatud juba, kuid kulisside taga hargneb veel suurem skandaal. Tõde on see, et Euroopa Komisjonil pole õrna aimugi, kui palju kütust meil tegelikult alles on. Näed, lugeda ei oska. Ma olen siin eelmistes saadetes ka tööpani on küsinud, kust võtta. Eurostat on 22. aastast lukus. Andmeid enam ei avaldata, ei kütuse liikumise, hindade kohta, mitte midagi, Eurostati andmed. Ja näete, nüüd 4 aastat on vaikust ja nad ise tunnistavad ka see Report 24 News uudised, et nemad ka ei leia, kes iga päev töötavad sellel tagajärjel. Minusugune amatöör ainult tõlgib siin, vaatab, mis sobib, edastab teile, aga näete, siin ei ole midagi. Ei ole, ei tea. Samal ajal kui konflikt Iraaniga kergitab nafta hindu, mainib Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen peaaegu mööda minnes, nii huulte otsast, meil on ju ka, et lugege mu huultes lihtsalt, et see sõda läheb Euroopa liikmesriikidele kõrgemate energiakulude tõttu maksma ligi 500 miljonit eurot päevas. Vaadaku, kui lihtne on. 500 miljardit, 500 miljonit. Samal ajal kui president Donald Trumpi juhitud Ühendriigid on hiljutise poliitiku raporti kohaselt juba pikka aega pikaajaliseks blokaadiks valmistanud. Näib Brüsselis valitsevat teadmatust. Vaadake, kui hea on elada. Ei huvita miski, tulgu või veeuputus täna või homme või tagavara ka ei ole midagi ja ründaks ka kedagi, pole ainult relvi või kuidas värk käib. Meil on siin lepingud maiks ja juunis, näed, piisab.
Mis pärast seda juhtub, on raske ennustada, tunnistab DHL-i tegevjuht Tobias Maier hiljuti taustainfos. Ta lisas, et nad ei tea isegi, kui suur osa strateegilisest reservidest on juba kasutusele võetud. Eelmisel kuul toimunud kriisi tippkohtumise sisemised protokollid, mis on avalikus ette lekkinud, näitavad Brüsseli kontrolli kaotuse täielikku ulatust. Keegi ei tea midagi, mis seal tehakse. Istuvad suures majas, aga ei tea keegi ja kui on seda ei ole võimalik ka taastada, siis nad küsivad AI käest, ma kujutan ette, kas homseks on kütus, ülehomseks ütleb, ära muretse, küll me leiame selle. Ja siis nad ütlevad selle jutu teile edasi, et polegi midagi juhtunud. Ja näete, suurriigid, nagu siin on Belgia, Hollandi, Hispaania ministrid tõstsid muret tohutute teadmiste lünkade pärast. Nemad mõtlevad veel. Protokolli kohaselt on pakutud lahendus täiesti absurdne. Kreeka saadik palus tõsiselt Euroopa Komisjonilt liikmesriikide ja komisjoni vahel WhatsAppi või signaaligruppi loomist, et saaks teada, kuidas meil seis on, kust mida küsida. Ei, pole mõtet. E-riik, me oleme siin Eesti e-riik ainukene vist Euroopas. Euroopa see sõna võiks ka ära muuta, sest see on E-tähega nagu Eesti hakkab. Sest nad ei tea midagi, aga eestlased teavad. See pole absoluutselt nali. Väidetavalt maailma võimsam ühtne turg, mis annab tööd kümnetele tuhandetele kõrgelt tasustatud ametnikele ainuüksi Brüsselis, tahab ajaloolist energiakriisi hallata WhatsAppi grupiga. Meil on gaasi ja nafta kohta väga piiratud turuteadmised ja andmed, tunnistas Euroopa Energeetikaministeeriumi kõrge ametnik mitteametlikult. Vaadake, kõrge ametlik ütleb mitteametlikult. Ta ei tohiks mitteametlikult midagi öelda, ta peaks ametlikult ütlema netu eesti keeles, see ongi tehtud. Turu järelevalve on kindlasti puudulik. See kõlab nii, nagu Brüsseli eurokraadid saaksid tõeliselt teada alles siis, kui viimased reservid on ammendunud, kui mandri bensiinijaamad enam ei ole varustatud. Eriti just diislikütuse, mis on eluliselt tähtis miljonitele kodanikele ja majandusele ning lennukikütuse petrooli osas valitseb täielik ebakindlus. No ma räägin, et Statistikaamet Eurostatist ma ei ole leidnud, on küsitud siin 22. kui palju kütust Poolas, millised olid võrkude värgid, olin seal Objektiivi saates, aga siiani ei ole nüüd leidnud, näete, aegunud andmed. Viimane pooleldi kasutatav uuring pärineb jaanuarist. Brüssel loodab tõsiselt ettevõtetele, et nad esitaksid vabatahtlikult oma ülitundlike varude andmeid, mida nad muidugi konkurentsi Euroopa Liidu monopoli vastaste trahvide kartuses ei tee. Näed, kui hakkad andmeid esitama, saad veel trahvi ka selga, nii et ole vait. Istud nagu kuldtrukkis rahulikult ja vaid seal ja mitte midagi ei teha. Lobigrupi Pulsi Euroopa direktor Alain Matkuren ütleb aga kuivalt. See on teave, mida liikmed minuga ei jaganud. Tehtud pole, sa ei ole keegi. Tähendab, kui info ei liigu, vanasti oli selline väärikuse tunnist, siis olid lihtsalt narr või lollakas, kellega ei räägitud. Ja mõelge nüüd see Euroopa bürokraadid, kes te seal Eesti poole pealt olete, kui teil mingit infot ei anta, kes te seal olete? Mina seal ei saaks istuda olla, kui ma ei tea, mida ma seal teen. Ma ei oska. Aga noh, nemad oskavad, nad teistpidi ei ole, aga mina tunneksin selles loos, kui seal teha ei saa, siis ma oleks nagu vangis. Aga vangidele antakse ka jalutuskäikudeks aega ja Kroonos oli ka ikka, tuli rivi sammu lasta ja et me kangeks ei jääks. Aga noh, nad on nii kanged, et uuesti tahavad sinna minna. Euroopa Komisjon reageerib nüüd varasematele ebaõnnestumise veelgi suurema bürokraatia väljakuulutamisega. Need veel suurema, need ei hakka üldse rääkima.
nad kavatsevad kiiruga luua kütuse jälgimiskeskuse. Vaata, kiiruselt on, siis ämbriga jooksevad ühest nurgast teise, vaatavad ära, seal on nii palju võib-olla ja mitu ämbrit seal võib olla ja küsimusele, kuidas see toimima peaks, vastas komisjoni pressiesindaja napisõnaliselt. On liiga vara öelda, kuidas see toimima hakkab. Vaadake, kui on vastus. Ma siin pakun välja ämbriga ja pulgaga kõnnid ringi ja palju seda mahutis veel on, ronid sisse ja lased selle kaalu sisse, sest miski asi ei näita, kui palju on. Arvutada enam ei oska, matemaatikuid ka Eestis ei põle enam, kes eksami läbi teeb ja põlvkond on otsas. Nii et paisid, kui teate, kui palju 1 kilogramm on ja millest koosneb, siis see on väga hea, aga nii see värk on. Samal ajal kui erasektori turu-uuringute ettevõtted nagu Kapler ongi turu-uuringud, peavad nüüd analüüsima kalleid satelliidipilte. Vaadake, nad vaatavad satelliitide pealt, kellel veel kütust on. Minu meelest nemad saavad satelliidi pealt vaadata, kus kütushoidlad põlevad. Aga kuidas ta saab näha, palju mitu liitrit seal alles jäi, kui need ära kustutati, need droonidega purustatud suured kütusemahudid. Jäi 2 liitrit põhja või on seal 300 liitrit või midagi on, et saadi vahuga ära kustutada või jäi tonn ka veel või. Ja siis hakkavad arvutama, näete on. Kallid satelliitpilti, et arvata, kui palju naftat tohututes naftatankides, nõnda nimetatud ujuvkatustega tankides on. Vaata, selle hakkad mõtlema välja. Osa laevade peal, mõõdad laeva ära, et oled kuulnud, et see on, ütleme, seal mingi 100 000 tonni või, aga kui palju seal on, siis muudkui liidad neid ja teed satelliitpilte ja võrdled ja TikTok'i paned üles ja käib küll. Tuginedes nende tankide heidetud varjudele, need varjudega saab ka, ma olen rääkinud, oma varjuga kõige parem võidelda, toetuvad Euroopa Liidu ametnikud juhuse põhimõttele. Need on kütust või ei ole. Kui ma käisin niisama naljaga naerti ülikoolis, mis on vahelduv vool, siis naersime, et vahelduv vool tähendab kord on ja kord ei ole. No aga siin on nüüd kütust on ja kütust ei ole, siis see on see vahelduv bensiin või alalisbensiin ja nimed panna vahelduv petroolium. Ja siis kui lähed lennukiga Google peale, palju sa panid, üks tiiva osa on, üks paak on bensu täis, teine ei ole, seda pool põigiti lendab ka, tasakaalu ei ole. No, et on seal bensiini, ütleb, et see on vasakpoolne partei, sest see võib sinna paaki panna või parempoolsesse paaki. Sassi lähen jälle. Ideaalses maailmas oleks meil juurdepääs täiuslikule teabele. Vaata, ideaalne maailm, kas kunagi on olnud ideaalset maailma? Kogu aeg on olnud normaalne, loogiline, looduslik, loodusseadused umbes, et on looduse põhjole, et ämber on 10-liitrine ämber ja kui see on triiki täis, siis tal on 10 liitrit sees. Pool on, siis on 5 liitrit. Ja siis on vaja ideaalne maailm seal luua selle ämbri kõrvale või kivi ajal tuli ämbriga või mingi asjaga. On ikka raske. Kurtis veel üks ametnik. Ta teab, ideaalne, mitte ideaalne maailm on olemas. Aga nüüd Eesti, kas me oleme nüüd ideaalses maailmas või ei ole? Mõtle nüüd sellele küsimusele. Ma lähen sassi ka omadega. Kuid see Brüsseli aparatsikutele, nad ametnik poliitikul, nad lihtsalt loodavad, neil on õiged andmed. Vaata, lootus on, et mul on püstol ja kõht on täis, aga mul tuleb välja, kui mul kõht tühjaks läheb, lootusest jääb mul vähe, ma pean sööma või jooma, kui jänu on. Aga lootusega saab ka kõhu teisvist. Need siin või lihtrahvas või kuidas see värk on. Kuidas see Brüsseli aparatsikute lootusprintsiipi ei ole kodanikele, aga ettevõtetele kasulik. Sest kui meil saab kütus otsa ja varusid ei saabu piisavalt, lähevad asjad inetuks. Vaata kui hea on. Inetuks läheb. Grimassid tulevad näu peale, see on inetu nägu. Või tekib nälg ja kaos ja sõjaolukord ja banditism ja kurikad tulevad mängu või
otsitakse need Euroopa ametnikud kõik üles ja partei ametnikud, kes on, kui inimene sureb või on, tal ei ole, siis ta läheb jõuga võtma. Seda on kogu aeg olnud ja see ei ole ainult ideaalses maailmas, nagu siin ütleb üks ametnik, see on lihtsas looduse maailmas, kõht tühis tuleb süüa ja füüsiline noomitus tuleb kohe juurde. Nii, näete, nüüd saite siin natuke teada, kas saab see kütus otsa või saa. Mina ei saanud aru, aga need poliitikapoisid ka ütlevad, ei ole. Mario, sa kindlasti nüüd said teada, kas saab otsa või ei ole. Siin oli öeldud, et mai ja juuniks võib-olla veel midagi on, võib-olla, aga nad on sellised kasiinopoisid, lähen mängima, raha taskus ei ole, ma olen niigi võlgu. Ma mäletan 30 aastat tagasi, kui need kasiinod tuli, siis paljud leiti poisid sealt Männiku karjäärist, kes ei suutnud raha ära maksta. Aga selline olukord tuleb tagasi, ärge seda arvake, et midagi loodusseaduspärasused ei tööta, nad töötavad kogu aeg. Ja teine vanasõna on ka, see on unustatud, lollidelt tulebki raha ära võtta. Nii ta on. Ja teine küsimus oli, kas elektrist saab ohtlik jäätmeallikas. Eelmine saade oli, need tiivikud olid ohtlikud, aga siin tundub, et hakkame nüüd päikesepatareidest rääkima, et kas need on ka ohtlikud või ei ole. Need börsil rekordiliselt padal hind. Elektrist saab kallis ohtlik jäätmeallikas. Need pealkirjad. Ja pühapäeval võtame natuke aega tagasi, me siin igapäevalt homsest ei räägi, aga see pühapäev 26.04.26 jääb ka 10 aasta pärast, 100 aasta pärast ikka pühapäevaks. Puhkes Saksamaal elektriturul energiapoliitiline katastroof. Vaata, mitte energiakatastroof, vaid energiapoliitiline, veel hullem lugu. Tänu fotogalvaanika massilisele ja kontrollimatule laienemisele langesid elektribörsi hinnad ajalooliselt madalamale tasemele ja suvi pole isegi käes. Nüüd ütleb, suvel lähevad veel hullemaks olukord. Kohe teeb meid õnnelikuks kõike maksumaksjaid. Läheme suvel ikka vastu, saame ilusti päikest. Päikest ei tohi enam vaadata, sest päike on ohtlik, ta esitab arveid ja mis siin kõik käib. Piiramatu võimsusega päikesepaneelide süsteemide tohutu laienemine Saksamaal põhjustab elektriturul tohutuid probleeme. See sai eriti ilmseks eelmisel pühapäeval, kui kella 14.15 vahel langes hulgimüügi hind uskomatult madalale tasemele. Vaadaku via on niimoodi võtta. -41,3 senti kilovatt-tunni kohta. See on sisuliselt tootjate jaoks utiliseerimistasu, mille aga lõpuks peavad maksumaksjad lisatasu kaudu kinni maksma. Riigi fotogalvaanilised süsteemid tootsid maksimaalselt 39,203 megavatt-tundi, samas kui võrku kogu koormus oli vaid 42,550 megavatt-tundi. Tulemaks oli tundide pikkune elektrienergia hüppe, mida keegi ei varjanud. Terve 7 tunni jooksul kella 10-st kella 5-ni, 17 langesid hinnad negatiivsele territooriumile, ütleb hinnaga skaalale, võime ka öelda. See trend on juba eelnevatel päevadel ilmnenud ja uusi rekordmadalaid hindu oodatakse ka maiks. Mai on meil olemas ja töötame edasi ja kasuta päikeseenergia müüt. Näete, mul on kogu aeg räägitud, et päikeseenergiat saame tasuta, aga siin eelmine saade oli, et päike esitab rahvale arveid. Ta kirjutab ise välja, mina mõtlesin, päike annab soojust ja energiat, aga ta veel kirjutab ka käsitsi arveid ka välja. Kahjustab lõppkokkuvõttes töökat kodanikku. See, et terve elektrijaamade park toodab elektrit, mis tuleb seejärel praktiliselt üüratute hindadega börsile müüa, on kõike muud kui tervislik majandussüsteem. Selle kahjumliku mõtte ettevõtmise hiiglaslikud kulud tuleb kuidagi tasa teha. See toimib 2 viisil. Esiteks plahvatuslikult kasvavate valitsuste toetuste kaudu, mille kannavad lõppkokkuvõttes maksumaksjad. Et meie oleme maksumaksjad Eestis, Saksamaal on maksumaksjad, kõik lollakad maksame. Ja lollidelt tuleb raha ära võtta. See on minu väike repliik, vastu ei viisi hakata.
mitte midagi ja pole midagi teha. Laisk loom saab ikka, süüakse ka looduses ära, kui te vaatate neid loodusfilme, haige, kes jääb maha, tiiger või leopard või keegi on kõrval, ta jookseb karjaga, kui kari on koos, ta ei saa ühtegi kätte, aga kui keegi jääb seal maha natukene 5 meetrit ära, tormab vahele ja ongi hambad sees ja lännusi ära ja karjast saa keegi aru. Oli ta lodipüks või ei olnud, me ei märgatudki, läks kaduma. Ja inimestega tundub, et on sama. Juba me oleme muutunud nii looduslähedaseks selles suhtes, mõtleme, et oleme küll targad poisid, kõik teeme. Ja teiseks näete, mis maksumaksjad maksavad ja teiseks äärmiselt kõrgete hulgihindade kaudu öösel, kui päike ei paista ja tuul ei puhu. Me kõik maksame nende rekordiliste päikeseenergia tadude eest oma järgmiste elektriarvetega. Ja selle näetegi, tuletab veel meelde, võite vaadata üle, et ma siin ei valeta ja aja udu. 26. aprilli ajalooliselt madalama hinna tõeliselt muret tekitav aspekt on see, et pole veel isegi suvi. No suvel arvestada, siis on hambad laes kõik. Sest päikese seniit on veel kaugel. Suvise pööripäevaks juuni lõpus on päike tõusnud veel 10 kraadi. Näiteks annab sirakat juurde kõrgemale Saksamaa geograafilisest keskpunkt. Päevavalguse tundide arv pikeneb tervelt 2 tunni võrra. Kui me juba aprillis kogesime sellist tohutut energiapuhangut, mis juhtub juunis või juulis. Need Saksa poisid küsivad selle koha pealt, aga me ei küsi isegi seda, et kui nad igal pool maha põlevad ja kõik see kraam, kõik unnikusse kukub, kas meil talveks midagi jätkub. Nii et tuleme suurele ekraanile, mis arvad sellistest asjadest. Näete, siin on niskesed lihtsamad ärad, nemad elavad seal paravöötmes, soojas vöötmes. Meil ennem arvestati, et me oleme siin Venemaa mereline kliima, meil on üle kehva, on need uraalid ja kõik siin on olemas, et seda me ei arvesta, peame oma 50 hertsi sealt kaudu saama. Ja seal näete, oli -41, need on rikkamad, teevad ja me tahame ikka nende poolt. Kas tõesti need ongi need euroopalikud väärtused, millest me ei saa kuidagi lahti minna? Võiks ju mõelda, nagu Inglismaa astus sealt euroopalikast väärtustest välja ja see oleks paigas, sest meil maavarasid on, ma ütlen teile ära, me saaksime ise hakkama. Ostaksime kõik laenudest lahti ja need võlgadest ja need, kes siin ei taha olla, ei taha Eesti eest ära, nendel on aega minna ära küll ju. Nõukaajal oli ka ju, ma toon lihtsa näite ka lõpus ära, et vaatasime peale, kui see sõda lõppes, oodati valget laeva, nüüd ootame rohelist laeva. Ei, rohelist ei saa, sest siin ütles, et rohepööre tekitab juba tülgastust kuidagi. Valge laeva ka ei tulnud, tuli lihtsalt 30 aastat mööda ja asi lagunes. Ja nüüd on see lagunemise protsess toimib. Kas paneme edasi? Ennem me olime targad nõukaajal, saime esimesena Nõukogude Liidust lahti. Keegi ei uskunud, aga nüüd vist laadime ennast Euroopa Liidust kõige lõpus ja saamegi 5 nõnda nimetatud, ma ei oska öelda, 5 viimase hulka saame. No mis arvad? Jaa, aitäh sulle, Andres. No seda me saime eelmine saade ka arutada, et kui rumal on Euroopa olnud, et ta ennast Venemaast lahti ühendab igatpidi. Ja nüüd sinu jutt tõestab seda veelgi kord, et on lahti ühendatud, aga ei suudeta ise aru saadagi, kui palju tegelikult näiteks kütustki omatakse Euroopa Liidus. Et taas kord iseendale jalga tulistamine ja nii ta asi on. Aga siinkohal olemegi ju saatega lõpusirgele jõudnud, et järgmine kord taas teiega uute küsimustega. Kõike head ja nägemist. Nägemist.
17–21 juuni 2026 Saaremaal Eiste-Tooma talu territooriumil korraldab Kungla rahvas otsustusfestivali. 3 päeva ühiseid arutelusid, kohtumisi, otsuste kujundamist. Kutsume kokku inimesi üle Eesti, et arutada rahva tuleviku, kogukondade rolli ja Eesti eluolu küsimusi. Festivalil käsitleme teemasid rahvastik ja tervishoid, haridus ja teadus, tehnoloogia ja energeetika, keskkond ja kogukonnad, õigusruum ja põhiseaduslik vastutus ja palju muud. Arutelu tulemusel kujundatakse ühised seisukohad ja ettepanekud. Kokkusaamine on avatud kõigile huvilistele. Tule kohale, kuula, osale aruteludes ja anna oma panus ühisesse mõttetöösse. Kutse saavad lisaks paljudele teadlastele ja arvamusliidritele Eesti Vabariigi president ja ka peaminister. Kungla rahva otsustusfestival 2026, 19–21 juuni, koha peal telkimisvõimalus, elav tuli ja inspireeritud inimesed. Sündmust kajastavad eestist.com, uudistekeskus.ee ja paljud teised alternatiivmeedia kanalid. Kuni hommik käisin kõrvil. Kungla rahvas, ühine jõud.